Veebruar 2023. Eesti Vabariigi sünnipäeval räägime me vabadusest. Ja kus maailma punktis veel, kui mitte Ukrainas, Kiievis, Butšas oleks õige rääkida vabadusest. Ümberringi on kena talveilm, päikegi paistab, aga hetkega võib see kõik muutuda. Hetke pärast võivad hakata undama õhutõrjesignaalid, võivad hakata lendama raketid, nurga tagant võivad välja tulla orkid. Butšas on see kõik hetkega muutunud. Meie väärtusruum, meie turvatunne tundus aasta eest nii kindel nagu Pika Hermanni torn vanas kindluses. Sinimustvalge lehvib, riik on igavene. 24. veebruaril 2022 Eesti riigi sünnipäeval selgus, et see kindlus ei ole absoluutne. Et on torme, mis võivad meie vabadust kõigutada. Vabadusel on loomulikult hästi palju filosoofilisi definitsioone, aga tegelikult on asjad väga lihtsad. Vabadus on viis elada nii, nagu sa tahad. Vabadusel kui deklaratsioonil on ka mõnikord tähtsus pöördelistel hetkedel, aga igapäevaselt on vabadus eluviis. Teha asju, millega sa oled harjunud. Minna laulukoori, laulda neid laule, mis sulle meeldivad, reisida seal, kus sa soovid, lugeda raamatuid, mis on sulle huvitavad, vaielda viisakalt, kaitsta oma seisukohti debattides, aga ühel päeval sai selline vaba, normaalne elu siin Kiievis, siin Butšas otsa. Ja siis taipasime meiegi, et vabadus ei ole tegelikult midagi iseenesest mõistetavat, et vabaduse eest tuleb võidelda. Ja see võitlus on mõnikord julm, karm ja hirmus. Vaba inimese üheks oluliseks tunnuseks on see, et ta ei karda. Või õieti, et ta oskab oma hirmudest üle saada. Ma olen kindel, et need koolipoisid, kes kunagi läksid Eesti vabadussõtta, et nad kõige muu kõrval tundsid ka hirmu, aga nad oskasid sellest üle olla. Nii nagu Ukraina sõdurid oskavad praegu üle olla oma hirmudest ja võitlevad Ukraina ja Euroopa vabaduse eest. Vaba inimene oskab hirmust üle olla, kaitseb mitte ainult iseennast, vaid ka oma lähedasi, kõiki inimesi. Ukraina kaitseb praegu ka Euroopat. Eesti demonstreerib oma vabadust sellega, et aitab Ukrainat. Head Eesti Vabariigi aastapäeva, Slava Ukraini!